Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Keskerakond ja Isamaa annavad teada, et kutsuvad inimesi saatma oma liiga suured elektriarved otse kas Isamaa või Keskerakonna kontorisse ja need makstakse kinni. Põhjendusena märgitakse, et valitsus ei ole suutnud elektrihindade tõusu kaasuses inimesi kaitsta ja aidata ja praktiline abi tuleb seetõttu otsida mujalt. Eurosaadik Jüri Ratas näiteks märkis eile oma sotsiaalmeedia kontol, et ta teenib Brüsselis head palka ja võib seetõttu isiklikult osaleda arvete kompenseerimises. Erakondade sõnul vaadatakse kõik saabunud arved individuaalselt üle, eelistatud on kodutarbijate arved. Isamaa teatel on tegemist ajutise lahendusega, kuni valitsus otsustab, kas inimesed on jätkuvalt abikõlbulikud. Keskerakond omakorda lisab, et arve tasumise eelduseks ei ole parteiline kuuluvus ega varasem poliitiline aktiivsus. Piisab arvest ja lühikesest selgitusest, miks see tundub ebaõiglane. Erakonnad küll ei täpsustanud, millistest allikatest arved kaetakse, kuid Keskerakonna sõnul ei ole raha leidmine avalikest allikatest varem kunagi probleemiks olnud. Valitsusega annab teada, et ministeeriumites leitakse üha uusi kokkuhoiukohti. Lähiajal antakse menetlusse eelnõu, mis lõpetab hanekahjude maksmise. Inimeste hulk, kes on haneks tõmmatud, on kasvanud rekordiliseks ja ainuüksi valitsus on haneks tõmmanud 87% rahvast. 10% olid haneks tõmmatud juba eelmiste valitsuste poolt. Kõikidel ei ole võimalik hanekahjusid maksta ja enamikel oleks seega nagu hane selga vesi, teatab valitsus. Praegune olukord on, kahju on, hanesid on, raha otsas on. Ja ka spordist. Antwerpenis jätkub kergejõustikuse rekordite sadu. Kohale tulnud kergejõustiklased hindavad praegusi võistlusi tõesti väga kergeteks ja nii ongi rekordid ka kiired ja kerged tulema. Liiga kergelt tulevate saavutuste tõttu on aga osad sportlased kergejõustikust läinud üle raskejõustikku ja sealt edasi püüdnud hammast teritada ka väga raske jõustikus, kuid olukord on siis lootusetu. Väga raske jõustikus on juba algraskust 3 tonni. Sisuliselt võimatu paigalt nihutada. Tagumine pool piriseb, aga seier ei liigu karvavõrdki. Seetõttu on sportlased väga raske jõustikust läinud tagasi kergejõustikku ja isegi väga kerge jõustikku, kus aga liiga kergelt tulevate tulemuste tõttu kaob jällegi motivatsioon. Olukord jõustikus laiemalt on lootusetu ja atleedid kalduvad üha enam breiktantsu poole. Ja politseiteateid. Eile kell 12 päeval sõitis sündmuspaigale Paralepa politseipatrullauto. Sündmuspaigale jõuti mõni minut enne kella 12 päeval ja siis jäädi sündmusi ootama. Kell 17 raporteeris patrullkeskusele, et sündmuspaigal ei ole ühtegi sündmust aset leidnud. Kell 22.30 oli olukord sündmuspaigal endiselt rahulik. Operatiivtöötajate sõnul polegi sellel sündmuspaigal mitte kunagi midagi aset leidnud, aga kuna tegemist on Paralepa ainsa sündmuskohaga, siis pole ka patrullil muud valikut, kui oodata sündmuste edasist arengut. Plaanitud on ka sündmuspaikade toomist Tallinnast, aga seni pole kohalikul omavalitsusel lihtsalt rahalisi vahendeid. Ja politseipatrullid mõõdavad praegu kiirust Tallinnas Kadaka teel ja Viljandis Kaubamaja piirkonnas. Pikkust mõõdetakse Pärnus Eha tänaval ja Kehtnas Saarepoe juures. Pea ümbermõõtu aga mõõdetakse Tartus Tammekuru ja Suurekaare tänava nurgal. Eetris olid uudised.